Eesti on Eesti ettevõtete nimevõistlus, mida peetakse juba mitmendat korda. Kui mu mälu mind ei peta, siis juba 5. korda. Kui me Tallinnast näiteks ringi käime, me kohtame üsna palju selliseid ärinimesid, mis ei ole võib-olla kõige eestikeelsemad või ütleme otse välja, nad on ka päris võõrkeelsed. Aga siis meil tuli selline mõte, et aga äkki me leiame hoopis ilusaid ettevõtte nimesid ja hakkame neid kiitma. Ja sellest kasvaski välja mõte koos Haridusministeeriumi ja koos Emakeele Seltsiga algatada selline nimevõistlus. Kõik, kes märkavad kuskil ettevõtte juures, tänaval, avalikus ruumis, nii-öelda meie nimemaastikul, märkavad mõnda ilusat ettevõtte nime, saavad selle esitada, siis tuleb žürii kokku ja siis me otsustame, et millised neist kõige ilusamad on. Ja nüüd me siis juba 5. korda valisime välja need kõige ilusamad, meie arvates, žürii arvates kõige ilusamad Eesti ettevõtte nimed. Nii, kas meil on aega veel või? Tere! Tere! Ja tõenäoliselt see, et me siin nüüd oleme, on teile väike üllatus. See on väga suur üllatus. Meil oli selline nimevõistlus, ärinimevõistlus ja teie ettevõtte nimi Aega on osaühing saavutas tootmisettevõtete kategoorias laureaadi tiitli. Väga nice! Palju õnne! Aega on nii eestipärane väljend, kui üldse võimalik võib olla. Aga väikse tahtliku õigekirja veaga kokku kirjutatuna annab ta tegelikult sellise rahvusvahelise suurkorporatsiooni kreeka ladinakeelse tausta. Aega on. Nii et selles mõttes see on hästi leidlik nimi. Eestikeelne, leidnik ja selline väike õigekirja viga tuleb siin isegi kasuks. Kogu aeg oli mõte, et me paneme mingi eestikeelse nime, eks ju. Tahtsime panna Tikker, et nagu tiksupea, nagu samas eestikeelne Mari, eks ju. Aga siis tuli välja, et selline kell on juba kuskil maailmas olemas ja see nii-öelda loeb su aega nagu elu lõpuni, et selline mingi imelik kell. Et ja ma arvan, et siin on natukene võib-olla mingi Genka värsid süüdi, kellele meeldib sõnu nagu rõhuasetusi mujale panna ja nii edasi, et siis lihtsalt tuli üks hetk tuli nagu klikk, et aga võtaks Aega on ja paneks selle sõna omavahel kokku, et oleks nagu üks sõna. Paljud ei saa ilmselt arugi sellest esimese korraga, mis aega on tähendab, eks, et siis kui nagu süvenu, aega on, ja, et väga lahena. Et see on nagu kõige põhilisem asi, mida me üldse inimestele ütleme, et sa pead võtma enda päevas aega iseenda jaoks, asjadele jaoks, mis on sinu jaoks olulised ja selleks meil siis kellapeal see aega on nagu väga üsna suurelt nagu kirjutatud ongi, mis osadele ei meeldi, aga teistele väga meeldib. Ma ju alustasin sellepärast, et ma tahtsin endale suurt kella, mingi brändi nimi võiks ju ka olla, et ma ei usu, et me selle peale nii väga mõtlesime. Nii et kasvasite koos selle tegemisega? Täpselt nii. Tihtipeale disainides proovitakse nagu hästi kuidagi üle küllastada seda visuaalset pilti. Meil nagu see kuidagi lihtsus ja selline veits nagu jõuline pool on nagu oluline. Et, kohati robustne isegi. Naised hakkasid küsima, et aga millal meile midagi tuleb vaata. Ja siis, kuna ei oska naistele nii hästi disainida, siis mõtlesime, aga proovime, et teeme sellest olemasolevast nii-öelda kellast natukene väiksema versiooni, et see kell iseenesest naistele meeldib nagu, et. Kuidas teil endal selle ajaga on? Te ikkagi ka järgite seda oma filosoofiat, mida te siin kellaga kuulutate? Mida päev edasi, seda rohkem. Et algusaegadel oli täpselt vastupidi nagu, et pidid endale meelde tuletama, et võtta aega, aga nüüd jah, ei istu 24/7 tööl enam. Inimene peabki päevas võtma endale aega selleks, et ta suudaks toimida järjepidevalt ja pikalt, et me ei saa oodata mingisugust puhkust terve aasta otsa, et siis nagu kuidagi nagu eriti retsilt puhata. Tegelikult sa pead nagu iga päev võtma seda aega ja seda me siis üritamegi nii oma brändi kaudu nagu inimeste öelda kui ka nagu ise teha. No nii, Emakeele Selts kiidab teid ilusa nime eest. No mis see teile tähendab? See on väga lahe saada tunnustust ka kuskilt selles mõttes ametlikult, et inimesed alati kiidavad seda nime. Kui me ka väljamaal nagu seletame, et mida aega on tähendab, siis see tekitab ka kohe, et vau, see on hoopis teistmoodi mõtlemine kuidagi. Me alati ütleme, et kui sa vaatad kella, et siis see ei tähenda seda, et sul on kiire kuskile, vaid nüüd aega on, ma saan veel tegeleda. Et see tunnustus on väga-väga lahe, väga uhke tunne. Üllatav tunnustus oli.
nii et aega on laureaat ja ütleme, 2 hõbepedalisti olid Viljandi õhumeister, väga hea nimi, näitab täpselt, mida ta teeb ja osaühing Mördi ööbik, see tegelikult on müürsepa tööde firma, nii et täiesti suurepärane ja leidlik ja kõlab väga hästi. Siis on meil veel selline tore asi, nagu seda on teenindus. Nii nagu olümpiamängudel on, kui on 2 täiesti võrdset, siis nad saavad mõlemad kuldmedali. Ja meil ongi teeninduse valdkonnas 2 kuldmedalit ja üks on siis kinkekaupade müügi ja valmistamisega tegelev Kiiks ja Knihv. Et jällegi nii ilusad eestikeelsed väljendusrikkad sõnad ja teine esikoha laureaat on siis rüüürija. Mitmed žürii liikmed ütlesid, et nagu jäääär, nagu kuu-uur ja selline eesti keelele ürgomane vokaalide järjestus, nii et suurepärased leiud kindlasti. Kui mõtelda rüüür peale, siis see on ju lausa veel palindroom. Just nimelt, et arve tuleb ja see selgitus on rüüür. Kuidas rüüürija sündis? Valisime 1 ja 2 ja 3 ja väike kollokvium oli koos ja niimoodi see tuligi. Tegelikult sõnamängud ja sellised asjad on mulle nagu kogu aeg endale ka meeldinud. Teatraalsus nimes, mida see võiks anda juurde? Üldiselt ma ei oska isegi võib-olla seda teatraalsust selles nimes nagu leida ise. Võib-olla lihtsalt sellepärast ka, et ma kogu aeg teatris olen, et see on minu jaoks nagu täiesti normaalne seisund, kogu aeg valmis olek ja nii lahendame. Nagu nendel rõivalaenutustel on, alates minugi poolest kas või kiviajast kuni tänapäevani välja. Tegelikult suurem osa on mul keskaega, mis on siin vanalinnas ja siis teine pool on siis mul teises kohas. Ja sinna põhimõtteliselt kuuluvad siis kõik karnevali, teatri, filmiteatri asjad ja siis sellised vintage värk, nagu praegu ka moes on. See, et te olete päid ja jalgupidi sees selles keskaja päevade mängus, kuidas see teie ellu tuli? See tulid läbi Anne Veldi. Ja üks tutvus viib üheni ja teine teiseni ja Rüüri on uus firma, aga tegelikult üks osa sellest rüürijast, eks ole, see keskaegne rõivas. Neid keskaegseid rõivaid ma hakkasin tegelikult ligi 20 aastat tagasi tegema. Ja kõik oli ikka sellepärast, et oli vaja. Ütleme, et meeste omadest oli siis esimeste hulgas see ja siis see samane miipartiiga. Aga naistest ma tegin ise endale, näitan selle ka siis ära. Kleit ja siis teised stseeni jaoks siis mantel peale. Kui autentsed need kostüümid on? Ei, seda mitte. Selles suhtes ei, autentsust ei ole vaja siit otsida. Nad on ikkagi meeleolu loomiseks ja selliseks asjad. Aasta uustulnuk, ta on võib-olla nendest nimedest kõige ürgsem. Mittetulundusühing Hõimulõimed. Asutus, mis tegeleb soome-ugri temaatiliste kultuurisündmuste ja koostööga, jälle väga hea, väga leidlik ja üldse see lõime ja lõimumise teema on ju praegu ka väga aktuaalne ja kui me siin poliitilisel tasandil räägime väga palju eesti ja venekeelse kogukonna lõimimisest, siis tegelikult siin on see lõimimine palju laiem. Siis olid veel vabaühendused. Ja vabaühendus. Laureaat on meil mittetulundusühing Õuering. Ta tegeleb mingi asjaga õues ja mingi asi, mis käib ringi. Ja kui me lugesime selgitusest, siis see oligi täpselt see, mida see sõna ütleb. Et hea ärinimi on väljendusrikas ja räägib sellest, mida see ettevõte teeb, millega nad tegelevad. See on siis liikumise ja tervisliku eluviisi propageerimine. Nii et see ongi üks ilusa eestikeelse ärinime põhinäitaja, et ta ütleb, mida ta teeb. Praegu on muide, kui on ettevalmistamisel uus eesti keele arengukava, siis me sinna oleme pannud ühe sellise väikse mõttepoja sisse, et tegelikult ärinimede valdkond tuleks kas siis eraldi seadusega või kas või äriseadustikus eraldi reguleerida. Nii et praegu see valdkond on üsna reguleerimata ja see kajastub avalikus ruumis ja nii on meie ilus
keelemaastik tegelikult täis võõrkeelseid, segakeelseid või tegelikult täiesti arusaamatuid ärinimesid. Oleme ilusa eestikeelse firma nime jälil jõudnud Viimsisse, kus asub firma nimega Vali Heli. Vali Heli. Selle sõnaga vali on ju ka mitmeid väga huvitavaid loosukeid. Vali mind, vali kord, aga Vali Heli tähendab ju mitut asja tegelikult. Kõigepealt seda, et me kuuleme seda, see on piisavalt vali ja teine asi on see, et võta mind, vali mind, see tähendab, et kuula mind. 11 aastat tagasi sai firma asutatud. Tahes-tahtmata tuli ka vajadus, tekkis sellise, ütleme niimoodi, kaubamärk selle järele. Tegu oli heliga, mida me müüsime, siis saime aru, et nimi peab lähtuma ka sellest, et sõbrad appi ja siis tulid nad nimevalikul appi. Kui tuli see Vali Heli, siis oli nagu selge, et sealt ei ole nagu, ei edasi ega tagasi, et see on nüüd just see, mis ta nagu olema peabki. Kui vali see heli peab olema siis? Kuna meie tegeleme siin koduse helitehnikaga, siis pigem ta ei peaks olema vali, et rõhume kvaliteedile. Pigem tuleks tähelepanu pöörata selle valimise poolele sellest nimest, et valida tõesti on keeruline, sest neid väga häid helitehnikafirmasid, HIFI firmasid, audiovideofirmasid on, kes toodavad võimendeid kõlarid, kõrvaklapp, et neid on ikka väga palju ja sealt seda õiget leida, selleks siis meie nagu annamegi oma selle abistava käe. Siinpool on meil nüüd need sellised veidi eksklusiivsemad ruumid, siis kuhu võib-olla nagu nii tihti ikkagi külalisi ei satu, sest see tehnika juba, mis siin on veidi spetsiifilisem ja nagu disaini poole pealt, võib-olla ka hinnanumbri poole pealt päris mitte kõikidele nii sobiv. Aga kui satub, siis tihtipeale inimesed jäävad siia mõneks tunniks, sest siit nagu ära saada on jällegi keeruline. Et see helipilt, mis siit nendest kõlaritest ja selles ruumis tekib, on kindlasti natuke teistsugusem. See, et te valisite eestikeelse nime, kui oluline see teie jaoks oli? Suheldes partneritega nende jaoks muidugi jääb see nagu märkamatuks, et selles nimes sisaldub see kahemõttelisus, aga Eesti puhul jah, et see on ainult kasuks tulnud, et eestikeelne on. Meil on eestikeelne inforuum, suur osa avalikus ruumis liikuvatest inimestest on eestlased või oskavad eesti keelt või huvitaval kombel on välismaalased, kes tahavad näha eesti keelt avalikus ruumis. Aga meie ettevõtjad tihtipeale eelistavad võõrkeelseid nimesid. Mis see on? Alaväärsuskompleks? Ma ei oskagi öelda, siin on võib-olla kaks põhjust. Jah, üks on võib-olla see, et seda mõned nimetavad kadakluseks, aga teine põhjus on võib-olla see, et mitte ükski Eestis kehtiv seadus ei ütle meile, et ärinimi peab olema eestikeelne. Asjalood on tegelikult niiviisi, et isikunimed, tähendab meie nimed, on seadusega reguleeritud. Kohanimed on seadusega reguleeritud. Ainukene nimi või grupp nimesid, mis on tegelikult korrektselt seadusega reguleerimata, on ärinimed. Ja kunagi aastakümneid tagasi oli Henn Saaril isegi mõte, et peaks olema nii-öelda firmaseadus, mis reguleerib ärinimesid. Sellest ei tulnud midagi välja ja praegu on siis äriseadustikus paar üksikut paragrahvi, mis puudutavad küll ärinime, aga mitte ärinime keelt. Seadus ütleb, mis asi ärinimi on, milleks ta ette nähtud on ja äriseadustikku lugedes me näeme, et tegelikult ärinimi on midagi sellist umbes nagu inimesel on isikukood, et ta kantakse kuskile registrisse ja tema eesmärk ongi eristada äriregistris ühte ettevõtet teisest. Ja tema mõte ei olegi üldse see, et ta tuleks avalikku ruumi. Ja sellepärast on äriregistris ainult üks ainukene kaudselt keelt puudutav säte, mis ütleb, et ärinimi kirjutatakse eesti ladina tähestikus.
aga tegelikult võiks olla ka see ärinimede hea tava, head kombed kuidagimoodi sõnastatud, millised siis Eesti ärinimed võiksid olla. Ja minu meelest see eheda Eesti ettevõtte nimevõistlus on nagu selline mõnes mõttes nagu teerajaja, et me näitame, et millised need ilusad ettevõtte nimed võiksid olla.